Tere tulemast taas Kirkuse kiituseks saatesse. Meie tänase teema võiks kokku võtta järgmiselt. Üks naine, üks sõna Jumalalt ja kuninga ning kogu rahva elu võib pöörduda täiesti uuele rajale. Aga enne veel, kui me jõuame selle naise juurde, ma tutvustan nagu ikka oma kaasvestlejaid. Mul on hea meel ütelda tere oma kaassaatejuhile Külvile. Tere! Ja tere tulemast meie tänasele külalisele Hedi Kullile. Tere! Hedi, sina oled Valguse tee vabakogudusest. Ja. Kas selles koguduses on sinul ka mõni teenimise roll või kuidas sina oma teekonda Jumalaga lühidalt kirjeldaksid? Ja, ma võin öelda, et mul on teenimise roll. Ma olen meie koguduses abipastor ja minu teekond selles koguduses algas juba 20 pluss aastat. 20 peaaegu 7 aastat tagasi. Ei, 25, vabandust. Ma panin juurde natuke. Ja see oli huvitav, et Jumal üsna ruttu tõmbas mind kohe teenimisse, et ma 1,5 aastat sain käia niimoodi vaikuses ja rahus omaette, aga siis ta arvas, et võib juba hakata liigutama ja tegutsema. Ja alguses oligi pisikesed asjad, laagrite korraldamised ja muud sellised ja siis tasapisi niimoodi järjest rohkem ja rohkem, kuni ühel hetkel see oli ka huvitav, et ma olin just töölt ära tulnud ja ütlesin, et ükskõik kuhu ma nüüd uuesti lähen, ma tahaks, et see töö puudutaks inimesi või see ei oleks inimest, et ma saaks aidata või teenida kuidagi inimesi, mis iganes töökoht, et ma ei taha teha lihtsalt mingit sooja õhku või tühja lootust müüa, nii nagu ma lotos töötades olin. Ja vastus sellele oli see, et ma olen nüüd koguduses täisajaga. Ja sa oled olnud aastaid kaasas ka Valguse tee piiblikooliga. Ja selles mõttes, et see piiblikooli vorm, mis meil praegu on nüüd 9. aasta, siis seda ma olen olnud algusest peale Allan Krolli kõrval. Nii et sul on olnud palju aega võimalust õppida head õpetajate käe all. Ja Hedi, sa oled hästi kogenud, ma usun, vaimulikes asjades ja me usaldasime sulle täna ka sellise paraja pähkli. Meie naine, kelle me oleme nüüd välja valinud, on naisprohvet Hulda ja päris mitmed inimesed on öelnud, et nad ei ole isegi märganud seda inimest piiblis varem, kui nüüd seoses siis meil ka saate tegemisega on see nimi esile tulnud, et ma kujutan ette, et sinu jaoks võis see ka olla päris võib-olla põnev ja uus teekond. Ja, kui sa mulle kirjutasid, siis ma lugesin, et naisprohvet Hulda ja see oli minu jaoks oli ka, ma isegi üllatusin, et ma ei ole märganud seda nime. Et ma olen lugenud kõiki neid ajaraamatuid ja kuningate raamatuid ja kõik, eks ju, ma olen läbi lugenud, aga võt see nimi Hulda, ma ei tea, kuidas see minu eest varjule jäi. Ja siis ma ikkagi alguses mõtlesin, et kas ma ikka tahan tulla siia rääkima kellest ma midagi kuulnud ei ole või ei tea midagi, aga siis jälle nagu lülitus üks nupp tööle, et see on võimalus tundma õppida teda ja uurida natuke, nii et tegelikult me oleme ju kõik samamoodi Jumala sõna ees õpilased, et me keegi ei ole omandanud kogu materjali, vaid me õpime iga päev, kui me loeme piiblit. Ja meil on lihtsalt olnud nüüd see võimalus ja ülesanne natukene kaevata sellesse ajastusse, et me läheme täna siis sinna 7. sajandisse enne Kristust. Ja Hedi, mina küsiksingi, et kas sa kuidagi seda konteksti meile võiksid alustuseks nagu lahti ütelda või jutustada, et mis sellel ajal toimus Iisraelis, kes seal valitses või kuidas sa kirjeldaksid seda hetke seal? Ja sellel ajal oli enne seda, kui see Hulda lugu üldse algas, ma läheksin päris kohe kaugemale natukene sinna kuningas Hiski aega, eks, kes oli Jumala kartrit mees ja tema austas Toorat ja nii edasi, siis kui tema suri, sai kuningaks siis tema poeg ja edasi juba tema pojapoeg, et Manasse ja siis
no neid kuningaid on. Ja Aamon vist oli, eks jah. Ja nemad olid siis need, kes nagu piibel ütleb, tegid kurja Jumala silmis. Ehk nemad pöördusid ära Jumala juurest, elava Jumala juurest ja hakkasid kummardama ebajumalaid, paali, altareid ehitasid üles, kõik need viljakustulbad ja nii edasi, ohvrikünkad ja mis nad seal kõik püstitasid. Ja väga pahas seisus oli tol ajal Juuda kuningriik. Ja kui Aamon tapeti, mõrvati ja siis said kuningaks tema poeg Joosia ja ta oli alles 8-aastane, kui tema kuningaks sai, nii et päris poisikene. Aga huvitav oli see, et ma lugesin sealt varem ka, et kes sai 12-aastaselt ja kes sai, no ühesõnaga suhteliselt noorelt saadi tollal kuningaks, et mis praeguses tänapäevas nagu tundub natukene absurdsena, eks aga. Sest enamus kuningaid ju lõpetasid oma elu ju vägivaldselt. Toimus ju väga palju sellist mõrva või tapmisi ja pärijad pidid siis ootamatult. Ja selle tõttu vahel ka need kuningate emad osutusid väga oluliseks, et absoluutselt. Siis oli nii öelda, et minu poeg on kuningas, niikaua kui tema päriselt hakkab midagi arvama, kuulata mind. Et seda on nagu tegelikult hea silmas pidada mõndade lugude juures. Ja huvitav ongi ka, et piiblis öeldakse, et see kuningas ja tema ema oli see ja see, eks, et seda rõhutati ka just ilmselt just selle pärast, et neil emadel oli oma kindel roll seal. Aga huvitav oli see, et kui Joosia sai valitsema, siis tema hakkas otsima Jumalat, oma isa Taaveti Jumalat. Noh, isa, meil piiblis öeldakse, et isa, kuigi ta oli seal isa juba mitmendat põlve varem, eks, aga tema vastupidiselt oma isale ja vanaisale hakkas otsima Jumalat. Ja ilmselt ka sellepärast, et tema kõrval olid sellised olulised inimesed nagu prohvet Jeremia tol ajal, preester Hiskia oli seal ja siis seal oli teisigi mehi, eks ju, ja üks, kes tema kõrval oli siis riiete hoidja, Sallum oli ta nimi, eks. Ja nüüd tema naine oligi nüüd siis naisprohvet Hulda, kellest me täna siis rääkima hakkame. Ja tänu sellistele tugevatele ja Jumalale pühendunud meestele ja naisele võttis siis kuningas Joosia teise pöörde, teise suuna. Ja tema siis hakkas otsima, hakkas lugema, uurima, otsima Jumalat, Jumala tahet. Ja see viis selleni, et ühel hetkel, siis öeldakse, et ta oli 12-aastane, kui ta hakkas siis puhastama Juudamaad siis nendest ohvriküngastest ja paali altaritest Ja nagu sa ütlesidki, aga lihtsalt, et kuulajale või vaatajale, et tegelikult need inimesed olid talle suht lähedased, ta tõesti oli nende kasvatamise all, et Hulda tegelikult omas isegi nii moraalset ja õpetuslikku sellist ülevaatamist selle noore kuninga siis üles kasvatamisel ka. Et see on hästi tore vaadata, milline mõju on tegelikult juba noorele inimesele see, kes teda ümbritseb, kes seda õpetavad, eks ole, et mida ta sai. Ja et see langus oli Saalomonist alates, eks ole, alanud, et kõik, mis peale Saalomoni nii-öelda langemist juhtus, et see siis tuli selline vaba langemine, kuni siis Joosia otsustas, et vaatame nüüd, mis edasi saab. Ja prohvetid olid ümber. Kas seal võis ka olla, kuningas Joosia sellel ajal, kui ta hakkas nagu otsima seda Jumalat, oli selline noor mees, eks, 16, mis see umbes võis olla. Ja see aeg oli vist, ma arvan, seal võis olla kogu aeg heitlik aeg, enamus aeg ilmselt oli heitlik, aga oli ka ju rahuaegasid mõne kuninga käigus. Et siin ikkagi oli Assüüria impeerium oli langemas ja babüloonlased ja egiptlased olid just võitlemas seal selle sama piirkonna ees, see tuli enne Babyloonia vallutusi. Kas võib ka olla, et selline rahutu aeg ja pinge ja mure paneb ka tegelikult otsima rohkem ju
noh, sa oled nagu Jumala ees kuidagi nagu ikkagi rohkem avatud, kui sul on seda armu, kui sa üldse kuuled Jumalat, et vaadates ka nüüd küll väga varakult tõmbame paralleele, aga oma eluga näed ju ka, et kui riigis on rahutud ajad, on hirm, on ärevus, siis inimesed tegelikult hakkavad otsima ju ka, et kus on, mis me teha saame, et need meeleparanduse otsimise kohad on tavaliselt ikkagi sellistel hetkedel. Jah, ja ongi ja nüüd see sõltub, et kust me keegi otsima hakkame, eks ju, et see on Jumala arm, kui me hakkame otsima elavat Jumalat. Aga tihti on ju, kui me vaatame siin, mis siin Eestis toimub, et siis väga paljud otsivad ju mujalt teda ka. Ehk et nii nagu tollal ju ka, eks ju, et olid ikkagi need ebajumalad ja paalikummardajad ja kõik, eks, et võib ka niipidi minna. Et see on nüüd jälle Jumala suveräänne valik, et ta nüüd on kuidagi valis joosija, eks ju, et tema südant puudutada ja pöörata nagu enda poole, eks. Ja see on see nüüd miski, mida me tegelikult ei mõista. Kust see tuleb, miks ta valib sinu? Kelle palved võib-olla ja anumised Jumala ees. Jeremia on ikkagi, me teame, meil on tema nutulaule nagu piiblis korralikult, et palju need palved ka mõjutasid Jumala ajastuid. Et see on samamoodi, eks ju, et miks sina oled siin praegu, kus sa oled, eks ju, et või miks mina olen, et ma olen tihti mõelnud seda, ma lähen nüüd teemast natuke kõrvale, aga kui ma vaatan oma seda ringkonda, kus ma olen, eks ju, oma perekonda, ma olen ainukene kristlane oma klassist, oma ülikooli aegadest, et ei ole teisi kristlasi. Ja ma vahel olen küsinud, et Jumal, miks sa oled mind kutsunud, miks sa oled mind valinud, eks ju, et mille alusel, eks ju, et noh, need on midagi, mida me ei mõista, eks ju. Aga see on see Jumala suveräänne valik, eks. Ja see on arm ja sellepärast on seegi tohutu arm, eks ju, nii et Joosia puhul on see sama, et see arm, et tema südant niimoodi puudutati, et hakkas otsima. Ja et tal oli see Hulda. Ja tal oli ka Hulda. See naine, kes otsustaval hetkel andis väga tõsise ja kaaluka sõna välja Jumalast. Just. Ja, et kui me nüüd jõuame siis selle Hulda juurde, siis nagu sa ütlesid, et seda nime polnud enne kuulnud, piiblis vähemalt ei olnud märganud nagu teda, aga ega see Hulda nimi nüüd ei ole ka väga levinud, kuigi mina tean ühte Huldat, isegi oma suguvõsast, aga reeglina ta ei ole väga levinud. Aga Huldal on väga huvitav tähendus, kui nüüd mõelda, et sellel on mingisugune mõte ikkagi ka igal nimel. Me teame Heebrea maailmas või selles maailmas ei ole mitte midagi juhuslikku niisama. Kas me võiksime midagi öelda selle naise kohta juba nime põhjal? Jaa, ma ka vaatasin kohe, mul on see piibli nimede raamat kodus ja siis ma vaatasin kohe järgi, et mida tähendab nimi Hulda ja seal oligi, et on kärp või nirk või siis ka mutt. Kes tahaks olla naisena? Kärp või nirk või mutt? Jah, ega väga tõesti ei ole väga selline ülestustav ja selline julgustav nimi või ilus, eks ju, et ilustav nimi, aga samas siis, kui ma lugesin selle nirgi või kärbi kohta rohkem, et mis loom see siis täpselt, ma tean, mis loom ta on, aga et kuidas teda veel iseloomustatakse ja siis, et samas ta on, et võib mis tahes kellaajal ja mis tahes olukorras, pakases või tormis, ükskõik kus tegutseda, eks, et siis öeldakse, et kärbil on väga kõrgelt arenenud nägemine, kuulmine ja haistmine, et ta on väike, vilgas ja painduv, et selles mõttes, kui me nüüd toome selle Hulda siia kõrvale, see prohvet Hulda, eks ju, et siis, et tal oli ka siis kõrgelt arenenud nägemine, kuulmine ja haistmine selles mõttes, et see taju ja tunnetus, eks ju. Et selles mõttes justkui see nimi talle sobiks ja siis veel öeldakse, et kahjur näriliste hävitajana toob kärp suurt kasu. Ja mõelge, milline kasu oli Huldas tegelikult või kui olulist rolli ta mängis, eks ju. Joosia ajal ja selles Juuda kuningriigis. Kuulutad Jumala sõna, õpetad seda, see teeb ju selle puhtaks platsi. Ja, just. Aga miks seda,
ei, et noh, selles mõttes nagu see nimi nagu iseloomustab seda või sobib talle. Et teeme rahu selle nimega. Teeme rahu. Et mahub igale poole nurkadesse ja näeb ja kuuleb õigeid asju ja õigel ajal ütleb või teeb midagi. Et jah, ja teisest küljest natuke vestlesime ka, ega rabid seda pidasid ka samas halvustavalt, algselt nad ütlesidki halvustavalt. Et me ei ole tegelikult nüüd veel sinna jõudnudki, eks ole, et miks Hulda üldse nüüd Joosia ette tuleb, aga see tema käitumine või tema esinemine on lihtsalt niivõrd tugev, et teatud mõttes rabid üritavad seda nagu siluda, et kuidas see võimalik on, et naisterahvas kutsub kuningat nagu lihtsalt meheks. Öelge sellele mehele, kes mind kutsus. Aga ma jäin Jumala ees selle peale nagu mõtlema ka, et miks ta nii tugevalt ennast tunneb. Jumala ees me olemegi kõik inimesed, et see ei ole mitte, et mees ja naine selles mõttes, vaid sellele inimesele, kes mind praegult on saatnud, tulge, öelge, et ta tundis Jumalat nagu niivõrd lähedalt, et tal oli meelevald kasutada selliseid termineid, see ei puudutanud enam inimlikke hierarhiaid, vaid tegemist oli sellega, et ta oli Jumala nagu suuks sellel hetkel. Aga võib-olla me peame need vaheaugud täitma ära, et mis siis vahepeal juhtus. Ja, et sa võib-olla lähedki nüüd edasi, et kuidas see Hulda siis meile sinna lavale astub. Ja siis see oli siis tema Joosia valitsemise 18. aastal ehk siis veel 4 aastat hiljem, eks, et ta saatis usaldusmehed piibli järgi siis kohandama Jumala koda, eks, et sest seal oli ju tehtud ju kõike muud kui Jumalat ennast teenitud ja siis ta tahtis seda ilmselt puhastada ja renoveerida ja korda seada. Ja siis ta saatis ka preester Hilkia koguma raha selle jaoks, et kõik need annetused, mis oli siis kas siis erikohtadesse toodud või ühesõnaga, et see siis toodaks kokku ja antaks üle siis nendele, kes neid töid seal teostasid. Ja siis selle käigus avastati üks oluline kadunud asi tollal. Et mõtled, et kuidas see nagu võimalik on, eks, et aga nad avastasid nimelt kadunud seaduse raamatu, eks, mida peetakse siis selleks 5. Moosese raamatuks. Ja kui Hilkia selle leidis, siis ta nii-öelda puhastas ta ära ja andis siis sellele kirjatundjale Saafanile, jah, kes siis läks sellega Joosia juurde ja luges talle ette sellest. Ja selle raamatu kohta öeldakse ka, et see oli kuidagi ära kadunud või siis kuskilt ühest allikast ma lugesin, et Manasse ja Aamoni ajal siis nii-öelda opositsioonis olnud või ühesõnaga ikkagi kuigi kogu riik enamuses ja kõik, eks ju, teenisid Baali ja ebajumalaid, siis oli ikkagi ka neid, kes otsisid Jumalat päriselt, eks ju. Ja Hulda ju oli üks nende hulgast. Et siis nemad nagu peitsid selle raamatu ära ja siis, kui läks selle templi taastamiseks, et siis justkui nemad sokutasid selle sinna, et see leitakse, eks, et noh, ei tea, eks, ei tea, kuidas need asjad olid, eks, aga igal juhul see seaduse raamat leiti ja loeti Joosiale ette ja see ehmatas Joosia ikka väga ära, sest see oli väga tõsine, sest seal oli öeldud, et kui te teete seda, teist ja kolmandat, siis teiega juhtub nii ja nii ja nii. Ja see oli just see, mida nemad olid nagu aasta nüüd 10 teinud, eks ole, või isegi üle selle, et ta sai aru, et see on nagu tõesti sõrme silma torkamine olnud Jumalale, mida need tema rahvas on teinud seni. Ja, et see ei olnud lihtsalt niisama, et käime ja kummardame ja toome ohvreid sinna või et see oli väga tõsine. Ja ilmselt selleks ajaks, nagu sa ütlesid, see oli juba neid kätte saamas, see oli õhus, see oli tunda, et nad on hävingu teel, eks ole ju. Ja siis öeldaksegi, et selle peale Joosia käristas lõhki oma riided, mis oli tollal, kui me loeme, eks ju ka, et see oli nagu see meeleparanduse või ahastuse märk, eks ju, et käristada lõhki oma riided ja paned tuhka pea peale ja kuidas see kuningana, just nimelt, ja või magatuha asemel, eks ju, mis oli ikka selliseks alandlikkuse märgiks, eks. Ja ta tegi seda ja siis ta ütleski Hilkiale ja veel 4 mehele, eks ju, et minge nüüd prohveti juurde ja kuulake,
mida on Jumalal läbi prohveti öelda nüüd meie kohta. Ja sealt algab siis see Hulda lugu. Ja ta saadab Hulda juurde. Ja. Kuigi seal on ju kuulsad prohvetid veel ümberringi täitsa olemas, eks ole ju, et mis mõttes siis? Ja nende kohta on ka väga palju erinevaid arvamusi, eks, et on neid, kes ütlevad, et tollal ju teenis, eks ju, oli olemas prohvet Jeremia, oli prohvet Sefania veel olemas ja kindlasti oli veel neid teisi prohveteid, aga nemad olid siis nagu sellised tuntumad. Ja et kuidas siis mindi siis Hulda juurde, eks, aga siis erinevad allikad jälle ütlevad, et prohvet Jeremia oli tollal Assüüriasse saadetud Jumala poolt, et need, kes olid siis tollal pagendusse viidud iisraellased, et neid siis kinnitada ja lohutada, et Jumal ei ole neid unustanud ja et teda ei olnud selle pärast mindi. Siis teine allikas ütleb, et prohvet Jeremia oli enne seda siis Hulda sõnu nagu kinnitanud või öelnud, mida Hulda ütlema peaks, eks ju, või ühesõnaga nagu oma pitsati alla pannud nii-öelda ja siis läks ära, eks ju. Sest nad olid sugulased ju ka. Jah, nad olid sugulased ka veel kõik. Nii et selles mõttes Hulda oli otseselt olnud ka Jeremia treeningu all. Kui sa mõtled seda, see on ka huvitav ikka. Ja et siis sellepärast mindi tema juurde, aga siis teised allikad jälle väidavad, et kuna Hulda, me ei ole nüüd Hulda abikaasast rääkinud, eks ju, tema mees oli siis kuningas Joosia riiete hoidja. Ehk see tähendas, et nad olid pidevas kontaktis, eks ju, kuningaga, siis kuninga nende ametnikega ja üleüldse tollase sellise õukonnaga ja sellise valitseva kihiga nii-öelda. Ja ilmselt tema siis oma mehe naisena puutus ju ka nendega kokku, eks. Ja osad allikad, ja siin on nii palju, vaata, Huldast endast, see on juhitav. Meil on 2 kohas ainult juttu. Kuningate raamatus ja ajaraamatus, 2 kirjakohas praktiliselt, eks ju, rohkem ei ole. Ja ainult see lõik, mida ta siis Joosial ütles, eks ju. Et rohkem piibel temast ei räägi. Ei enne, ei pärast, mitte midagi, eks. Aga siis ongi need erinevad rabinistlikud allikad ja traditsioonid ja midrashid ja kõik need, kes siis kogusid infot. Jah, on infot kogunud ja siis arvanud midagi tema kohta. Ja mõnikord kirjutatakse ümber ka, et sa saad aru, et nad on üritanud mingeid asju täitsa ümber rääkida ja mingeid asju pehmendada ja mingeid asju nagu endale suupärasemaks nii-öelda teha, eks. Aga juutide jaoks on Debora ja Hulda on 2 naisprohvetit, mis on siis nagu piiblis nii-öelda nagu konkreetselt peaprohvetid. Loomulikult Mirjamit kutsutakse ja tegelikult on 7. Kokku on 7 neid. Tegelikult nad tunnustavad. Aga lihtsalt, et 2 on nii-öelda pea, mida siis piibel ise ka tunnistab. No isegi kuskil see nimestik, et võib-olla lõpus. Ja siia juurde ma siis võingi äkki pakun veel seda 3. versiooni, et miks mindi naise juurde. Loodeti, et või arvati, et äkki naise poolt antud sõnum on kuidagi pehmem kui äkki näiteks Jeremia poolt, kes oli tuntud väga otsese ütlemisega. Või siis, et ta Jumala meelt suudab pehmendada. Kui tohib, ma loengi need 7 ette praegu. Saarat peetakse prohvetessiks. Mirjam, kes laulis, mäletate, me rääkisime ka. Debora, kes on kutsutud lausa. Hanna, tema ju nägi asju ette. Abigail, kes ütles Taavetile, sina oled läbi aegade saad kuningaks. Hulda ja Ester. Vot need on siis 7, aga 2 on põhilised. Ja tegelikult, kui ma lugesin piiblist neid, siis on ka veel Jesaja naine. Jah, aga tema nime ei ole. Ei ole, on ainult Jesaja naine. Ja siis on veel evangelist Filippuse 4 tütart, kes rääkis. Uues testamendis on veel. Äkki see 7, see sama hebrea maailmas, lihtsalt see 7, kui täiuse sümbol, meil on ka neid naisi, kes on ka piisavalt täiuslik arv on Jumalal ka naisi. Mis tähendab ka midagi? Siin võib täitsa pausi teha selles mõttes, et see tähendabki, et Jumalas on ikkagi nagu kõik ühes ihus koostöös. Et meile mulle vahel tundub, et meile hirmsasti meeldiks, ja ka rabidest on seda näha, meeldiks ütelda, et Jumal töötab ainult nende inimeste kaudu ja vot mitte siit ei võta, sellepärast et need on pühad, aga need on ebapühad. Ja Jumal nagu pidevalt sõidab läbi nende seinte ja ütleb, aga ma võtan just nimelt selle ja toon nagu Jumala selle tahtmise või sõna väga esile, keda teie üldse ei valiks, selle kaudu ma tulen. Ja kas või see sama, mida me nii palju oleme siin selles saates näinud, et ma toon lastetult naiselt oma seemne esile. Nagu läbi tõotuse ma teen sealt, kus ei tule, et see paistab.
aga ütleme rabide puhul on see, et nemad Uut Testamenti ju üldse, eks ole, ei selles mõttes küll, need jäävad välja, aga et see, et läbi naiste Jumal töötab ja siin on seda väga näha, et need vana aja kuningad teadsid, et kus on püha vaim, siis nad tegelikult ei vaadanud. Et tuleme tagasi Debora juurde, kes oli ka väeülem, eks ole, ja juhtis nagu mehed sõna otseses mõttes sõtta. See on nagu usalduse kiht või midagi, mis kasvab, mille peale kogu rahvas ja rahva vanemad. Võib-olla me selle mainime ka ära, et tegelikult see koht, kus meil ütleb vist, et kas teine distrikt või kuidas ta ütleb, teises linna jaos vist või teises linna osas. Teises linna osas Jeruusalemmas elas Hulda. Siis osad tõlked ütlevad hoopiski. Et see on nagu akadeemia, see on õppedistrikt siis, kus toorat õpetati maavanematele. Ja nüüd jälle, ühed allikad ütlevad, et Hulda õpetas naisi ja vaeseid ja nii edasi. Teisest küljest tegelikult see oli maavanemate kool. Ja ma vaatasin, see on huvitav, et kui sa seda kunsti vaatad, mis nagu on läbi ajastute nagu maalitud Hulda kohta, siis ikkagi istuvad maavanem, nagu meesterahvad istuvad tal ümber ringi. Et see üllatab sind, sest et sa mõtled jällegi, et võiks ja peaks olema ühtemoodi, aga tuleb välja, et see tema tarkus või tugevus, mis ta oli ilmselt tõesti Jeremiia nagu õpetuse kaudu küllaltki palju ja vere kaudu, Jumala võitmise kaudu, issanda vaim oli tema peal, et see kõneles ikkagi nii tugevasti. Mingeid allikaid ma lugesin ja jällegi, kellele on põnev ja kellele mitte, et ta tegelikult isegi vaatas üle teatud scrolle, mida üldse kirjutati, et kas need on õiged ja mis moodi. Kirjarull, just. Et tema näiteks õpetussõnades öeldakse, et tema käsi on väga tugev selles, kuidas need asjad on kirjutatud, sest see on väga kunstiline ja väga peen, kuidas nad läheb ja et Hulda oli üks nendest, kes tegelikult koostas neid kirjatükke või vähemalt oli selline, nii et nii põnev on, eks ju. Me ei tea, aga ütleme, et juutidel on oma ajalugu ja selles mõttes, miks me ei peaks natukenegi kursis olema, et nii huvitav. Et neil on erinevad ajalooallikad, mõned on konservatiivsemad ja mõned on siis natuke... Mõned lähevad väga üle võlli, aga on ka seda, et sealt võib seda leida, seda päris, ütleme siis täpset ja suht usaldatavat. Enamasti, kui sa saad mitu allikat, mis ütlevad ühte ja sama, siis see on kinnitus. Kui sa loed mingit imelugu kuskilt ühest scrollist, siis seda sa võid mõelda ja vaadata, et kas nüüd keegi läks oma fantaasia. Ja ma otsin lihtsalt ühte asja, mida ma ka leidsin, aga ma vist ei leia seda praegu kahjuks. Et teda austati kui õpetlast prohvetit lausa, eks ju. Ja tema lugu kasutatakse ka kinnituseks, et naised võivad toorat tõlgendada. Mis on ka huvitav, sest et temaga mindi ju Jumala tekstiga tema ette küsima, eks ju, et mida sina ütled, mida Jumala vaim ütleb, Jumal ütleb selle kohta, eks ju, et ehk et aga võib-olla me nüüd loemegi selle koha piiblist ette, sest et see tema sõna oli ikka väga reljeefne. Ei olnudki nii pehme. Ei olnudki nii pehme. Ja ma korraks veel tahtsin öelda, mis ma otsisin seda, eks ju, et kirjutatud on, et tema on nagu see piibli eksegeesi varajasem näide, kes oskab nagu piibli eksegeesi teha, eks ju, ja Origenes ja veel mõned teised kirikuisad pidasid teda kristlike õpetajate eelkäijaks lausa. Nii et väga tugev, et kes aitavad just kogukonnal Jumala tahet eristada, eks ju, et kuidas nüüd, sest ma võin lugeda, aga kuidas ma nüüd tõlgendan seda, mida ma loen, eks ju, et kuidas Jumal seda näeb, et väga huvitav. Väga, jah. Aga kui te lubate, ma loen siis selle teksti ette. Mul on piibel teise ajaraamatu 34. peatükist lahti. Ja nad siis läksid siis, eks ju, Hilkia ja need, keda kuningas käskis, läksid siis naisprohvet Hulda juurde ja rääkisid temale, nagu see asi oli. Ja tema ütles neile, nõnda ütleb issand, Iisraeli Jumal, öelge sellele mehele, kes teid minu juurde läkitas. Nõnda ütleb issand. Vaata, ma saadan sellele paigale ja selle elanikele õnnetuse. Kõik need sajatused, mis on kirja pandud selles raamatus, mida Juuda kuningale ette loeti. Sellepärast, et nad jätsid minu maha ja suitsutasid teistele jumalatele, et mind vihastada oma igasugu kätetöödega. Sellepärast valatakse ka minu tuline viha selle paiga peale ja see ei kustu mitte. Aga Juuda kuningale, kes teid läkitas issandat küsitlema, öelge nõnda.
nõnda ütleb issand, Iisraeli Jumal, sõnadest, mis sa oled kuulnud, et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast Jumala ees, kui sa kuulsid tema sõnu selle paiga ja selle elanike kohta, et sa alandasid ennast minu ees, käristasid oma riided lõhki ja nutsid minu ees, siis olen ka mina sind kuulnud, ütleb issand. Vaata, ma koristan sind su vanemate juurde ja sind koristatakse rahus oma hauda ja sinu silmad ei saa näha kogu seda õnnetust, mille ma saadan sellele paigale ja selle elanikele. Ja nad tõid kuningale sõna tagasi. See oli nüüd kõik, mida me Hulda suust oleme siis tegelikult kuulnud. Ta ütleb 3 korda, et nõnda ütleb issand. Nõnda ütleb issand. Ta teadis, et see ei olnud tema arvamus, vaid ja 4. kord oli Jumala sõna, eks. Ja ta ütleb väga täpselt Jumala sõna, ta ei proovi ise midagi sinna juurde panna, et väga selline puhas tema poolt. Aga ta kutsus kuningat, et öelge sellele mehele. Ja see ei olnud tegelikult, mina tõesti ei usu, et see oli mitte halvustav. Ta ju tundis tegelikult, eks ole, jälle me tuleme tausta juurde tagasi. Aga ma arvan, ongi see, et meie inimestena hüüame Jumala poole ja meil on vaja meelt parandada ja Jumal on meie keskel, räägib oma sõna. Aga rabidele sellel praegu ei meeldi, ütlevad, et igavene nugis selline või nirk, et ta julges niimoodi halvustada nagu endast kõrgemat nii öelda. Aga milline julgus on ka kuulutada õnnetust ja häda ühe rahva üle? Oma rahva. Ja ma mõtlen kuningale öelda selliseid sõnu, eks, et kuninga meelevallas oli ju sind ära tappa, kui talle ei meeldinud sinu sõnum näiteks. Ja selles mõttes ikka tõeline julgus, eks, öelda ikka väga karm sõnum välja. Kas see ei ole mitte see prohveti ameti see tumedam ja raskem pool, et sa pead ütlema välja kõik, mida Jumal sul käsib ütelda? Ja tagajärgi sa ei vali. Ja tagajärgi sa ei vali. Jah. Just. Et oli ju neid, keda visati kaevu ja keda tapeti ja kõik, eks, et see oli ju teada tegelikult, et milline su saatus võib olla. Et selles mõttes oli see Hulda poolt isegi võiks öelda hulljulge tegu ja selles mõttes võiks seda Huldat võrrelda minu meelest kuninganna Estriga, kes tegi tegelikult samasuguse teo, kui ta läks kuninga ette kutsumata ja need, kes läksid kutsumata tollal kuninga ette, need ju tapeti ära. Kui kuningas ei andnud armu või ei tõstnud seda keppi ja ei andnud armu, eks ju. Et Ester leidis armu kuninga silmis tollal. Ja tegelikult Hulda tegu on selles mõttes samamoodi hulljulge öelda nii tõsiseid asju kuningale, teades, mis võib juhtuda, eks. Aga see, mis tegelikult juhtus, oli ju hoopis vastupidi. Kuningas kogus kokku kõik Juuda Jeruusalemma vanemad, läks issanda kotta, kõik Juuda mehed, Jeruusalemma elanikud, preestrid, leviidid, kogu rahvas, nii suured kui väikesed ja luges nende kuuldes. Issanda kojast leitud seadusraamatu kõik sõnad ja ta astus oma kohale, tegi issanda ees lepingu, et nad käivad issanda järele, peavad tema käske, manitsusi, määrusi, kõigest südamest, kõigest hingest. Ja nad lubasid, nad tegid lepingu, et nad kuulavad Jumala sõna, teades, et tegelikult ju kirves oli ikkagi juba ju nii-öelda puu juure küljes, eks ole. Ja sellest hoolimata ta oli valmis alanduma. Ta ei öelda, et nüüd pole enam midagi teha. Las siis nüüd juba olla, ootame. Vaid ta tegi ikkagi omalt poolt kõik, mis võimalikku, et Jumala palet veel leevendada. Ma kahtlustan, et Jumala kartus oli nende peal sellel ajal. Nagu sa ise ütlesid, sellel ajal, kus see meeletu selline press ja häving on õhus. Aga sul on Jeremia, sul on Hiskia, sul on veel mõned prohvetid ja siis on Hulda või Hilkia. Jah, aitäh. Ei, mina ise ütlesin ka alguses valesti, nii et. Ja Sefania. Just nimelt. Ja Hulda ise, ärme siis unusta päevast päeva hommikust õhtuni ta õpetab Jumala sõna. Nemad on, nagu sina juba välja tõid, see väike jääk selles kurjuses, nagu, kes õpetab seda ustavalt. Ja nad saavad aru, et kui nüüd Jumal ei liigu, nagu rebigi oma riided lõhki, sest kui nüüd ei liigu, me kõik sureme. Vot see saatuse tunne, et me oleme elava Jumala käes ja kui me nagu see sõna ei võeta austusega vastu, et siis me kõik ka hävime. Ja Jumala ustavus nagu tuleb. Et selles mõttes ma vahel vaatan, et meil võtame võib-olla rahuliku pilguga, et miks ta nii tegi või miks ta ütles.
aga ma usun, et Jumala võidmine tuleb sellistel ajalootundidel peale, kus sa korraga saad aru, et miski muu ei loe, kui see, et Jumala tahe tuleks meie jaoks esile, on ju. Et seal ei loe enam see, kas sa oled kuulus või mitte, kas sa oled naine või mees, kas sa oled noor või vana, vaid see, et me kõik kardame Jumalat ja me tahame praegult, et ainult tema arm meid tabaks kuidagi veel, kui vähegi on võimalik. Kuningas Joosia oli selle aja jaoks see kuningas, kes oma rahva ees seisis, vaata, tegi seda teenistust. Aga ma tahaksin meie saade, läheb ka kiiresti lõpupoole, tuua välja selle prohveti sõnumi selle teise poole, et miks vaata ka Huldat on kritiseeritud, et kas ta nüüd ikkagi oli päris see õige prohvet, sest ta ütles ju kuningale, et sind koristatakse rahus ära, aga kuninga elu lõpp oli natukene teistmoodi, et mis selle Joosiaga juhtus? Kui ma loen lihtsalt selle kirjakoha ajaraamatu 35, et pärast kõike seda, kui nad seal paasapüha siis tähistasid ja kõik kokku tulid, eks. Kui Joosia oli koja korda seadnud, tuli Egiptuse kuningas Neko sõdima Karkemise ja vastu Frati jõe ääres ja Joosia läks temale vastu. Aga see läkitas tema juurde saadikud ütlema, mis mul on sinuga tegemist, Juuda kuningas. Ei ole ma täna tulnud sinu vastu, vaid selle soo vastu, kes minuga sõdib. Jumal on mind käskinud rutata, jäta rahule Jumal, kes on minuga, et ta sind ei hävitaks. Ja ka Joosia ei hoidunud temast eemale, vaid muutis end tundmatuks, et temaga võidelda. Ta ei kuulanud Neko sõnu, mis olid Jumala suust, vaid läks sõdima Medigo orgu. Aga kütid ambusid kuningas Joosiat ja sellele järgnes siis tema surm. Ehk et kui prohvet Huldat on peetud ka vale prohvetiks just nimelt, et tema ütles Joosiale, et sa sured rahus, aga tegelikult ta ei surnud rahus, eks. Aga tegelikult see põhjus ju, miks ta rahus ei surnud, oli ju see, et ta oli ju sõnakuulmatu Jumalale. Ta oli seal, kus ta ei oleks pidanud olema. Ta läks sõdima, kui ta ei oleks pidanud minema sõdima. Kui ta oleks ilmselt oma kodus olnud, nii-öelda koduseks, et siis oleks olnud ka ilmselt selline lõpp, nagu prohvet Hulda talle ütles, et see on nii oluline, et me oleme seal, kus me olema peame, et see on sama ju paralleel nagu Taavetiga, eks, ja see Taaveti ja Batseba lugu, eks, et seda kõike ilmselt ei oleks juhtunud, kui Taavet oleks olnud oma meestega sõjas. Seal oli nüüd vastupidi, eks ju. Et aga tema läkitas oma mehed sõtta ja ise jäi koju ja siis juhtus see, mis juhtus. Ja kuningas Joosiaga siis oli vastupidi, et ta oleks pidanud olema kodus, aga tema tahtis sõdima minna, läks veel tundmatuna ja siis sai oma palga nii-öelda. Ja ma tooks siia selle paralleeli, me kaasal ka koguduses võime päris sageli kuulda, inimesed ütlevad, et Jumal on mulle profeteerinud või mingi sõnum on antud, aga et see ei ole nagu, midagi pole juhtunud, see pole nagu täide läinud, järelikult ei olnud õige sõnum. Ja siis tahaks nagu väga tuua esile ka sellist paralleeli, et Jumala prohvetlikud sõnumid, me näeme, ei ole alati tingimusteta, alati automaatselt täituvad asjad, vaid need on nagu Jumala plaanid, Jumala nägemused, Jumala soovid, kus meil on ka tegelikult oma osa sageli öelda. Me näeme ka, et mõnikord Jumala plaan on tõesti nagu nii sirgjooneline, et ta no matter what, ma teen selle täide. Aga inimeste eludes ta annab nagu selle võimaluse, et siin on nagu see minu plaan, see minu tahe. Kui sa tuled kaasa, kui sa ütled kui sa teed oma osa, kui sa liigud koos minuga, siis see asi hakkab täide minema. Palveta selle asja pärast, hoia seda nägemust, jookse sellega. Aga see ei tähenda, et see automaatselt juhtub, et kui sa ainult istud ja ootad, ei pruugi seda head juhtuda, mida sulle võib-olla Jumal tegelikult on öelnud, et võiks juhtuda. Et siin nagu on võib-olla lihtsalt endal ka vaja seda tarkust, et paljudel inimestel on, ma usun, Jumalalt antud nägemusi, sõnumeid, prohvetlikke sõnumeid ja sa mõtled, et Jumal, kus see siis kõik on, sa oled mulle nii toredaid asju lubanud, ma midagi ei näe. Palveta alati nende sõnumite pärast, mis sulle tulevad, sest et seal võib olla see, et Jumal ootab sinupoolset vastust, ootab sinu tähelepanelikkust ja ootab, et sa võib-olla mõnikord pead hakkama liikuma. Võib-olla sul on vaja midagi õppida, võib-olla sul on vaja olla väga tähelepanelik teatud hetkedes, et Jumal juhiks sind lõpuks sinna kohta. Et selline hea nõuanne, mida ma olen oma elus tegelikult isiklikult ka ära tundnud ja näinud, et ma julgustan sind
julgustan sind palvetama kõige selle pärast, mida Jumal su ellu on rääkinud. Ja ma hea meelega lisaks ühe asja veel sinna, et minule kunagi üks armas sõber ütles sellise asja, et kui ma rääkisin talle, mida Jumal oli mulle öelnud ja siis ma rääkisin, kuidas tegelikult asjad on ja siis ta küsis, kas sa oled selle vaimus vastu võtnud. Ma mõtlesin, et mis mõttes vaimus või kuidagi nagu ja siis see hakkas kuidagi nagu mu sees keerlema ja ma ütlesin, et ma lähen koju ja ma katsun läbi. Ja ma sain aru, et tihti on see, et kui meile midagi prohvetlikult öeldakse, me kuuleme nende kõrvadega. Me ütleme, jaa, halleluuja, tänu Jumalale ja siis jookseme oma tegemisi ja see jääbki siia kahe kõrva vahele. Ja siit asjad tavaliselt ka kaovad ära ja ununevad, eks. Aga nüüd, kui ma selle vaimus vastu võtan, ma olen Jumala ees ehk, et ma mediteerin selle üle, ma nagu teen selle enda omaks, siis see jääb siia sisse ja siin ta hakkab siis oma elu elama, eks. Et see on suur vahe, kuidas me kuulame ja vastu võtame Jumala käest ka neid asju. Ja minu jaoks oli see väga õpetlik ka, kui ma läksin kodus seda tegema ja vaimus vastu võtma, eks ju, ma istusin Jumala ees ja ma nägin, mis mu sees toimuma hakkas, mida ma muidu ei oleks üldse aru saanud, eks ju, et see oli ka üks selline huvitav. Ja huvitav, Paulus ütleb ju Timoteusele, et selle profeteeringu varal võitle head usuvõitlust, et meie ühine pastor on ka vahel öelnud, et ega Jumal ei raiska oma sõna. Kui ta on sõna öelnud, see tähendab sellele pead hakkama toetuma ja sellest väga kinni hoidma. Kui siin juba nõuandmiseks läks, ma mõtlen ka, et võib-olla siis kolmas asi peakski olema, et ärme siis läheme kallale nendele, kes tahavad rahus liikuda, et kes tahavad meist lihtsalt mööda minna. Vaadake, õpetussõnades on ka see, et iga sõda ei ole meie sõda. Iga mööda minev aukuv koer ei ole see võitlus, mille meie peame peale võtma. Et see, kui Jumal on andnud sulle tee ja öelnud, sinuga läheb kõik hästi, kui sa mind järgid, et siis on vahel hea panna teatud asjades lihtsalt silmad ainult Jumala rajale ja mitte arata kuskilt siit või sealt kinni. Ja see hoiab sind. Aga selle loo lõpp on selles mõttes nii ilus, et ei Hulda ega Joosia ega Jeremia ei näinud ka seda hävitust, mis tegelikult siis tuli, et nad kõik said nagu Jumala poolt hoitud ja selles on jälle nii suur Jumala arm nagu. Et kuigi see rahvas oli ära teeninud oma sellise karistuse teatud mõttes väga karmi, Jumal ei pühi nagu vaiba alla teatud asju, aga ta oma omi hoiab. Ta laseb neil silmadel niimoodi kinni minna, et need ei näe selle asja kohutavust. Ja kahjuks, kui Joosia suri, siis ju tema poeg, eks ju, ei jätkanud oma isa teed. Ja siis oli sellele hävingule nagu uks avatud, eks ju, täiega, et siis see võis nagu sisse tulla. Aga Heidi, kui sa nüüd saate lõpuks võtaksid kokku, mis on siis need õppetunnid? Ja mul on kirjas siin 3 sellist asja, mida võiksime tänapäeval ka nagu mõelda, eks ju, et kõigepealt, et Jumal hindab julgust, mitte tiitleid ja positsiooni. Et kui me võtame Huldat, siis ta ei olnud kuskil võib-olla seal kantslis või otseselt niimoodi väga väljapaistev, eks ju, ta oli seal oma ringkonnas oli küll, eks ju, aga rohkem hindab Jumal sõnakuulelikkust ja julgust. Et kui ta oma sõna ütleb, eks ju, et kui mul ei ole julgust öelda, siis ei tule esile. Ja sõnakuulelikkuses on vägi nagu muuta olukordi ja isegi rahvaste saatusi, eks ju. Et kui ma kuulan seda ja teen seda, mida Jumal mulle ütleb, et tihti me nagu alahindame seda oma kuulekuse mõju, eks ju, lausa, Ja siis kolmandaks on tõesti see, et naiste häälel on mõju. On mõju ka juhtimises selles mõttes, et see, mida ta ütles Joosiale edasi, see andis Joosiale võimaluse, eks ju, pöörata selle riigi saatust. Et selles mõttes on see oluline, et kuigi on öeldud, et see prohvetlus ja kõik on nagu rohkem võib-olla meeste pärusmaa ja kõik see, eks ju, aga naistel on oma roll ja Jumal ei vali ei soo ega tiitlit ega selle järgi, vaid selle järgi, keda ta kätte saab, kes on nagu kuulekas talle. Aitäh, Heidi, sulle, et sa tulid siia saatesse ja minu arust sai väga põneva ja toreda sissevaate selle täiesti tundmatu naise ellu. Endalgi oli põnev uurida ja lugeda. Ja 3 peale saime kokku, ma arvan, päris see on usutava tõlgenduse ja seletuse sellele loole. Aitäh sulle ka, hea vaataja, et sa taas kord oled meie sarja jälgimas ja mis siis muud soovida, kui et palju õnnistusi ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Armas televaataja,
Loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!